Sisse logimisel näed kohe oma sünnikaarti, see on siis esimene leht, siin on hetkel minu sünnikaart, planeetide paneelil on võimalik siis planeete sisse-välja lülitada, niiviisi puhtamalt ja üksikasjalikumalt läheneda enda sünnikaardile, siis siin aspektide paneelis saad samamoodi aspekte välja lülitada, et niiviisi selgemini siis kas läheneda pehmetele või tugevatele aspektidele. Alumises osas siis on kuvatud sinu sünniaeg ja sinu sünni asukoht. Sünnikaart siis hõlmab endast niiviisi, et siin keskel on selline keskpunkt, see on siis Tallinn või siis planeet Maa, see koht, kus sina enda sünnihetkel olid. Kui paneme siia sünnikaardile ascendandi või selle tõusumärgi AS, siis see on see punkt sinu sünnikaardil, kus päike hommikul tõusis. Ehk siis see punkt, kus siis kõik planeedid nii-öelda hommikul või siis päeva jooksul tõusevad. Ja see siis on ka nii-öelda see horisondijoon, et kõik, mis siis jääb siit ülespoole, on taevas sinu pea kohal, sinu sünnihetkel, ja kõik, mis jääb siia allapoole, on siis nii-öelda horisondi all olev osa. Need planeedid siis sinu sünnihetkel näha ei ole, ehk nad on loojunud. Loojumispunkt on siis minu kaardis on näha, et mina olen sündinud 21. september 1935, ehk siis septembris juba 7:30 õhtul päike oli loojunud, ehk siis ta oli siin horisondist allpool. Ja kui me siit kerime allapoole, siis me näemegi selliseid peamiseid suhteid sünnikaardis. Ühed olulisemad on siis just päikese suhted teiste planeetidega ja siis kuu suhted teiste planeetidega. Et need on nii-öelda sellised nagu alusvundament meie olemuses, päike ja kuu, ja need suhted siis või aspektid, mis päike näiteks teeb siin teiste planeetidega või kuu teeb teiste planeetidega, on meie elus siis eriti tugevalt esile tõusmas. Minu puhul siis võib siin näha, et kui me siin näiteks vajutame päikese konjunktsioon Jupiteri peale, siis siin tõstetakse kaardis ka see päike Jupiter niiviisi esile ja siit siis saab lugeda nii-öelda seda plussi ja miinust siis, mis sellise seisu puhul oluline on. Ja neid kirjeldusi ei tohiks siis võtta sõna-sõnalt, need on pigem siis sellised kirjeldavad või viitavad nendele arhetüüpsetele dünaamikatele, et need, kuidas need sinu elus välja tulevad, on hästi individuaalsed, aga need omadused, need kirjeldused aitavad siis neid siin lahti mõtestada. See ongi siis selline tervik ülevaade inimese sünnikaardist, ehk siis siin paremal me näeme ka siis neid kraade siin, et siin on näiteks minul on päike konjunktsioon Jupiteriga, kraadid on 2 kraadi 59, ehk siis mida väiksem see kraadide arv on, siis seda nii-öelda ka mõjusam on see suhe, aga üldjuhul siis kõik need, mis on siia kirja pandud, on juba sellised üsna tugevini aktiveeritud, siis võite meeles hoida, et kui ta on siin 0 kraadi, siis ta on eriti täpne, 1 kraad, 2 kraadi. Näiteks minul siin see Merkuur kvadraat Marsiga, üsna täpses sellises 90-kraadises suhtlus oma vahel. Ehk siis neid, mida täpsemad need aspektid on, siis seda tugevamani nad tulevad ka esile. Selline on siis lühike ülevaade sünnikaardi sellisest funktsionaalsusest Astrotargi äpis ja järgmisena siis vaatame juba transiite, sellest siis juttu juba järgmises videos.